Keskpangad kogusid 5 aastat järjest kulda, et pääseda USA dollari mõjust. Kuid nüüd tegi üks riik vastupidist. Ja selle põhjuse pärast jälgivad maailmaturud olukorda ärevusega. 2026 aasta alguses vajutas Türgi keskpank paanikanuppu. Nad müüsid vaid 2 nädalaga üle 8 miljardi dollari väärtuses kullareserve. See polnud tavaline tehing. Nad ei võtnud kasumit tipphetkel. Nad võitlesid ellujäämise nimel. Türgi kullamüük paljastab midagi palju suuremat. Globaalne kullavarude kogumine polnud koordineeritud rünnak dollari vastu. See oli rahaline päästerõngas riikidele, kes üritasid kriisi edasi lükata. Ja nüüd on küsimus. Kui Türgi pidi esimesena oma kindlustuspoliisi maha müüma, siis kes on järgmine? Kui riik hakkab müüma vara, mida ta on aastaid kogunud, tähendab see tavaliselt, et kulisside taga on midagi tõsiselt valesti. Raha muutub järjest napimaks. Surve kasvab ja äkitselt saab asjast, mille nad ostsid kaitseks, asi, mida nad peavad müüma. Täpselt see juhtuski Türgis selle aasta alguses. 2026 aasta veebruari lõpus müüs Türgi Vabariigi Keskpank ehk CBRT müüs hämmastavad 58,4 tonni kulda, mille väärtus oli ligikaudu 8 miljardit dollarit. Ja see juhtus vaid 2 nädalaga. Kuid see oli alles algus. Aprilliks oli kogus kasvanud juba 128 tonnini kulda. Et seda paremini mõista, siis Türgi oli müünud koguse, mis moodustas umbes 40% kogu kullast, mida kõik arenevate turgude keskpangad olid 2025 aasta jooksul kokku ostnud. Ja just see teebki selle olukorra nii ebatavaliseks. Keskpangad ei käsitle kulda tavaliselt nagu tavalist investeeringut. Nad ei osta seda kiire kasumi või lühiajaliste panuste tegemiseks. Nad hoiavad kulda, sest kui kõik muu hakkab lagunema, on kuld üks väheseid varasid, mida maailm endiselt usaldab. See on finantsmaailmas nagu hädaväljapääs. Ja Türgi kasutas seda väljapääsu otse kohe. Mitte sellepärast, et nad oleksid tahtnud, ega ka mitte sellepärast, et nad oleksid näinud paremat võimalust, vaid sellepärast, et nad pidid. Ja põhjus taandub ühele asjale, Türgi liirile. Aastaid on see valuuta olnud vabalanguses ja kui mõne riigi valuuta hakkab kokku kukkuma, käivitab see ahelreaktsiooni, mis võib kiiresti kontrolli alt väljuda. Et aru saada, miks see nii on, pead mõistma, mida valuuta tegelikult esindab. Riigi valuuta on nagu selle riigi maine näitaja maailma areenil. Riikidel, kes on end tõestanud usaldusväärse ja kindla finantspartnerina, on palju lihtsam ligi meelitada investoreid üle kogu maailma. See tugevdab nende valuuta väärtust. Ameerika dollar ja Briti nael on selle head näited. Kuid kui riik kaotab selle usalduse, tõmbuvad investorid tagasi. Nõudlus valuuta järele langeb ja selle valuuta väärtus hakkab nõrgenema. See juhtub tavaliselt siis, kui riik trükib liiga palju raha, võtab liiga palju võlgu ning riigis on poliitiline ebastabiilsus või kõrge inflatsioonimäär. Ja just see juhtus liiraga. Selle kokkuvarisemine oli mitmete tegurite tulemus. Kehvad rahapoliitikad, liigne inflatsioon, keskpanga iseseisvuse vähenemine ning suured majanduslikud puudujäägid, millega riik pole suutnud järjepidevalt toime tulla. 2020 aastal oli üks Türgi liir väärt umbes 14 USA senti. Täna on üks liir väärt veidi üle 2 sendi. Valuutade väärtus tõuseb ja langeb kogu aeg, kuid Türgi valuuta on teinud läbi palju rängema languse kui tavaliselt. See on olnud surmaspiraalis juba mitu aastat ja jõudnud 2026 aastaks enneolematut madalale tasemele. See ei ole halb uudis ainult Türgi sisemajandusele. Sellest saab suur probleem, kui Ankara üritab teha äri ülejäänud maailmaga. Kuna liir on muutumas peaaegu väärtusetuks, ei soovi teised riigid seda enam vastu võtta. Selle asemel tahavad kaubanduspartnerid enamasti saada makseid USA dollarites. Seega peab Türgi leidma viisi, kuidas dollareid hankida. Kuid kuna valuuta hind jätkab langemist, muutus iga dollari ostmine järjest kallimaks. 2020 aastal kulus $1 ostmiseks vaid umbes 7 liiri aastaks. 2026 peab Ankara selle sama $1 eest välja käima ligi 50 liiri. Aja jooksul on Türgi oma valuutareservid ära kulutanud. Nende majandus on nõrgenenud, inflatsioon tõusis hüppeliselt ja riik muutus isegi kõige optimistlikumate investorite jaoks järjest vähem atraktiivseks. Ometi suutis Türgi kuidagi siiski vastu pidada, aga siis juhtus midagi, mis oli täielikult Ankara kontrolli alt väljas. Midagi, mis saatis šokilained üle kogu maailma, mõjutas kogu maailma majandust ja viis mitmed riigid tõsisesse majanduskriisi. Sõda Iraanis. Pärast USA pommirünnakuid blokeeris Iraan Hormuzi väina, selle kitsa, kuid üliolulise veetee, mille kaudu liigub umbes 20% maailma naftatarnetest. Peaaegu kohe tõusid naftahinnad järsult. Kuigi iga riik tundis mõju, said kõige rohkem kannatada need, kes on energia netoimportijad. Riigid, mis peavad ostma naftat ja gaasi välismaalt, sest nad ei suuda ise piisavalt toota. Türgi on üks neist riikidest. Tegelikult sõltub Türgi tohutult imporditud energiast. Kuigi tegemist on G20 riigiga, millel on tugev tööstusbaas, puudub tal peaaegu täielikult oma nafta või maagaasi varustus. Seega tuleb kogu kütus, mis Türgisse jõuab, tegelikult teistest riikidest nagu Venemaa ja Iraak. Peagi hakkas iga tilk sellest kütusest maksma järsku palju rohkem kui eelmisel päeval. Mõne riigi jaoks oli see talutav. Ameerika Ühendriigid suutsid kriisile vastu astuda tänu oma ulatuslikele naftavarudele ja kodumaisele tootmisele.
mõju oli siiski tunda, sest bensiini ja energiahinnad tõusid endiselt, kuid neil olid olemas kaitsemeetmed. Teistes riikides aitasid samasugused süsteemid piirata tekitatud kahju ulatust. Türgi aga kannatas rohkem kui enamik. Äkitselt seisis ta silmitsi mitte ainult palju kõrgemate energiakuludega, mis tuli kohe ära maksta, vaid ka üha nõrgema valuutaga, millega neid maksta. Mida kauem sõda kestis ilma igasuguse diplomaatilise lahenduseta, seda kõrgemaks tõusis nafta hind. Ja kui nafta hind bareli kohta jätkas tõusmist, muutus olukord Ankara jaoks ainult hullemaks, sest ülemaailmsed energiaturud on halastamatud. Need liiguvad kiiresti ega tee kellelegi järeleandmisi ja nad aktsepteerivad makseid ainult ühes valuutas, USA dollarites. Türgi ei saanud kasutada alternatiivseid vahendeid ega loota, et olukord iseenesest paraneb. Kui ta soovis edasi toimida ja takistada raskustes majanduse täielikku kokkuvarisemist, pidi ta kiiresti hankima suure hulga dollareid. Kui ta seda ei teeks, jääksid miljonid kodud elektrita, haiglad pimedaks ja transpordivõrgud lihtsalt seiskuksid. Toidu ja teiste esmatarbekaupade liikumine peatuks, tööstused variseksid kokku ja kogu riigi eksistents satuks ohtu. Türgi keskpangal sai aeg otsa. Välisvaluutareservid olid ammendunud ja rahvusvahelised liidrid ei olnud sugugi valmis appi tulema. See oli sunnitud vaatama ainsat alles jäänud vara, mis võiks aidata neil rasketest aegadest üle saada. Kulda. Riigid ei taha kunagi tegelikult oma kullareserve kasutada, kuid seekord polnud muud võimalust. Kõik need kullakangid, mis vedelesid Türgi välismaal asuvates varahoidlates, ei paistnud enam särava kindlustusena ega pikaajalise väärtuse säilitajana. Nüüd olid need ainsad, mis seisid Türgi ja täieliku kokkuvarisemise vahel. Nii tegi Türgi ainsa võimaliku käigu. Siit hakkabki üks viimaste aastates suurimaid finantslugusid koost lagunema. Aastaid levitasid finantskomentaatorid ideed, et arenevad majandused ostavad igal aastal tuhandeid tonne kulda ühel põhjusel. Kasutada seda relvana lääne, eriti Ameerika Ühendriikide vastu. Väideti, et BRICS riigid, sealhulgas Brasiilia, Hiina, India, Iraan ja Venemaa, koos oma liitlastega ei kaitsnud end lihtsalt. Nad valmistusid finantsrevolutsiooniks. Teooria väitis, et need riigid koguvad tohutuid kullavarusid, et luua uus ülemaailmne valuuta. Nad tahtsid vaidlustada dollari ülekaalu ja nõrgendada Ameerika majandust. Lõpuks sunnitaks kogu maailm täiesti teistsugusesse finantssüsteemi. See oli dramaatiline lugu, koordineeritud plaan lõpetada dollari ajastu ja luua uus maailmakord. Kuid tegelikkus ei kujunenud nii. BRICS-i kullaga tagatud valuutateooria on hakanud kokku varisema tegelikkuses toimuvate sündmuste surve all. Ja tõendid selle kohta on kõikjal meie ümber, mitte ainult Türgis. Sest Ankara pole ainus, kes on oma kulla maha müünud. See on lihtsalt esimene nimi üha pikenevas nimekirjas maailma suurriikidest. 2026. aasta alguse andmed näitavad, et mitmed teised riigid, sealhulgas BRICS-i liidu liikmed, on samuti astunud samme osa oma kullavarudest likvideerida. Venemaa purustas 24 aasta rekordi 2026 aasta esimese 4 kuuga. Moskva keskpank müüs aprillis rohkem oma kullavarusid kui ühelgi teisel kuul alates 2005. aastast. Venemaa seisis silmitsi majandusliku kokkuvarisemise ohuga seoses jätkuva sõjaga Ukrainaga. Teisi võimalusi nägemata müüs ta oma reservid maha. Teised riigid on järginud eeskuju, arenevad turud on vaikselt müünud osa oma varadest. Samal ajal on Hiina ja India jäänud oma kullaga seotud tegevuste osas kidakeelseks. Mitte miski sellest ei lähe kokku BRICS-i vandenõuga. Kui need riigid oleksid tõesti nii innukad kulda kokku ostma, et läänt destabiliseerida, siis miks müüsid paljud neist sadu tonne kulda maha? Tõde on tegelikult palju süngem, kui vandenõuteoreetikud kunagi ette kujutasid. Kuldavarud, mida 10 riigid viimase 10 jooksul kogusid, ei olnud mõeldud relvadeks lääne hävitamiseks ega dollari lammutamiseks. Need polnud üldse ründeotstarbelised. Need olid kaitseotstarbelised. Need varud olid finantspäästepaadid. Nende riikide juhtkonnad ja keskpangad mõistsid, et nende kodumaised majandused on haprad. Nad said aru, et nende valuutad võivad ühel päeval läbi kukkuda. Nad mõistsid, et ülemaailmne kriis võib mõjutada nende süsteeme ja inimesi rängemalt kui maailma jõukamate riikide omi. Seega, et mingigi kontrolli tagasi saada, pöördusid nad kulla poole. Nad kogusid nii palju kulda kui võimalik, et neil oleks millele toetuda. Kuld oli turvavõrk, kuid see võrk rebitakse praegu tükkideks. Türgi võrgus on lihtsalt rohkem auke kui teistel, aga see on ainult aja küsimus, millal täpselt sama olukord kordub Aafrikas, Aasias, Ladina-Ameerikas ja mujal. Olukorrad erinevad, nagu need erinevad Türgi ja Venemaa vahel, kuid lõpptulemus jääb samaks. Varud ei kuhju enam, vaid tarbitakse ära. Kui liira kaotas oma väärtuse ja reservid ammendusid, tegi Türgi riiklikul tasandil sisuliselt pandimaja tehingu, kulla ja välisvaluuta vahetuse. Sest kui Ankara oma kulla likvideeris, ei toonud ta 8 miljardi dollari väärtuses kullakangid oma seifidest välja ega laadinud neid lennukitesse.
Selle asemel andis ta sisuliselt oma kullavarud rahvusvahelistele väärismetallipankadele tagatisena. Vastutasuks kandsid need pangad Ankara kontodele miljardeid USA dollareid. See on nagu inimene, kellel on raha seotud äride investeeringutega, kuid kes vajab äkitselt sularaha, et katta ootamatu arve. Nad ei taha oma vara jäädavalt müüa. Seega viivad nad luksusauto kallisse pandimajja, kasutavad seda tagatisena ja lahkuvad sularahaga. Kui nende olukord paraneb, maksavad nad raha tagasi ja saavad oma auto tagasi. Kui mitte, jääb auto pandimajale. Põhimõtteliselt töötabki Türgi kullavahetus niimoodi. Riik võib oma kulla tagasi saada, kuid ainult siis, kui maksab tagasi saadud miljardid koos intressidega. Arvestades survet, millega Ankara silmitsi seisab, võib selle kulla tagasisaamine olla lihtsam öelda kui teha. Kuid igal juhul on irooniat võimatu ignoreerida. Aastaid räägiti maailmale, et sellised riigid nagu Türgi koguvad kulda, et destabiliseerida dollarit. Idee oli selles, et kuld aitaks murda Ameerika finantsilist ülekaalu. Ometi kui kriis saabus, pidi Türgi selle kulla maha müüma, et saada just neid dollareid, mille eest ta väidetavalt põgeneda püüdis. See polnud mingi ülemaailmne finantsrevolutsioon. See oli lihtsalt meeldetuletus, et kui asjad lähevad tõsiseks, pöördub maailm ikka tagasi selle sama valuuta juurde, mida on põlvkondade kaupa usaldatud. USA dollari juurde. See, mis toimub Türgis, ei ole lihtsalt üksik kriis. See on hoiatusmärk ülemaailmsest süsteemist, mis on kasvava surve all. Üks suur G20 majandusjõud oli sunnitud oma kõige väärtuslikumad reservid likvideerima, et üldse hädavajaliku energia eest maksta. Nad pidid kasutama viimast hädavaru ja tühjendama tagavarafondi, mille ülesehitamine võttis aastaid. Mitte selleks, et rahastada laienemist, vaid selleks, et hoida tehased töös ja kodud soojad. See ei ole normaalne. See ei ole märgiks tervest finantssüsteemist, mis toimib nii, nagu peaks. See on märk süsteemist, mis töötab tühjalt, kannatades enneolematu ülemaailmse likviidsuse puuduse all. Aga Türgi ei ole ainus varajane hoiatusmärk. Kui energiahinnad jätkavad tõusu ja USA dollaril on endiselt nii suur mõju maailmaturgudel, siis see probleem ei kao kuhugi. See hakkab üha sagedamini esile kerkima. Teised rahapuuduses riigid seisavad silmitsi kasvavate võlgade ja kokkuvarisevate valuutadega ning neil ei jää muud üle, kui oma kulda müüa. See on karm reaalsus. 2010ndate lõpu ja 2020ndate suur kullapalavik ei viinud mingisuguse uue finantsmaailma korrani. Selle asemel viib see meid suure ülemaailmse pohmellini. Esimesed riikide maksejõuetuse dominoklotsid on juba ümber kukkumas. Turvavõrgud rebitakse vastumeelselt, kuid aktiivselt tükkideks. Ja ülemaailmsel majandusmasinal saab kiiresti manööverdamisruum otsa. Dollar on olnud põhivaluuta aastakümneid, kuid nüüd otsivad riigid alternatiive. Vaata, miks nii paljud riigid loobuvad dollarist, et teada saada põhjuseid, või klõpsa sellele videole.